Värav 54. Jagan suga siis paari sellist spontaanset mõtet värav 54 teemal, mis võivad tegelikult sinu jaoks kasulikud olla nii 54. värava transiidis, kui siis tegelikult ka muul ajal, eeskätt siis, kui sul on endal sünnikaardis aktiivne 54. värav, 32. värav, tervikkanal, kui ka tegelikult kaudselt 53. värav juurtekeskuses. 54. väravast me leiame ambitsiooni ehk siis surve pürgida kõrgemale, pürgida parema elu suunas. Ja 54. väraval on nii maine kui ka spirituaalne kvaliteet, aga kogu spirituaalne areng, kogu selline nii-öelda ka kundaliini tõstmine tugineb ikkagi materiaalsel vundamendil, mis tähendab seda, et tänapäeva maailmas 54. värava võtmes on selline materiaalne heaolu, rahaline vundament, jõukuse rajamine, jõukuse ülesehitamine väga-väga oluline. Ehk siis, kas oled rahul sellega, mis sul on ja kas sa valid mugavuse, kas sa valid selle väikese palukese või sa pürgid kõrgemale ja see kõrgemale pürgimine ei tähenda ainult seda, et kühveldan kokku võimalikult palju raha, vaid et ma tegelikult ka arenen, ma liigun edasi. Värav 54 on hõimu ja nii-öelda nagu selle äri poole alustala, ehk siis siit tekib tegelikult sihuke algne impulss elus edeneda, aga elus edeneda koos oma inimestega, mis tähendab seda, et siin on hästi oluline algne küsimus kohe, et kes on need inimesed, kellega ma saan pürgida kõrgemale, kellega ma saan edeneda, kellega ma saan liikuda tipu suunas, ennekõike tööalase koostöö võtmes, aga tegelikult ka lähisuhetes, et milliste inimestega tehes koostööd on mul võimalik liikuda kõrgemale, ehk siis edendada oma äri, areneda, kasvada, õppida uusi asju, millised on edasiviivad liidud. Ja see on hästi-hästi oluline küsimus, et kui värav 54 on ripakil, siis siin võib olla tendents hooletult luua kiireid liite ja kui me kiiresti ei edene, kui me kiiresti kuhugi ei jõua, siis nagu hüljata see liit ja võtta lihtsalt keegi uus, et võib hästi pillapalla olla. 54 puhul siis suhe rahaga on väga oluline, et siia on nagu teatud mõttes sisse programmeeritud, eriti tänapäeval selline alateadlik hirm suure nälga, mis on seotud sellega, et raha saab otsa. Et raha saab otsa alateadlikult täna meie jaoks tähendab seda, et ma võin nälga surra, minu pere võib nälga surra ja siis siia on sisse programmeeritud ka selline hästi primaarne mugavustsoon, et võib-olla sihuke palgatöö on hea näide sellest, et ma valin selle turvalise mingisuguse X summa iga kuu ja ma õpin sellega nagu majandama selle asemel, et ma pürgin kõrgemale, tahan enamat. Võtan mingisuguseid õigustatud riske, teen mingisuguseid samme, liigun välja oma mugavustsoonist, et pürgida kõrgemale. 54, siin on alati sisse programmeeritud tahe, vähemalt niisugune sisemine ambitsioon, et ma tahan edeneda, ma tahan jõuda kõrgemale sotsiaalsele pulgale, ma tahan staatust, ma tahan raha, ma tahan, ja siis, kui on olemas see materiaalne vundament, võt siis on võimalik hakata tasakaalukalt pürgima ka spirituaalses võtmes kõrgemale. Ehk siis suhe raha ja mateeriaga on siin hästi-hästi oluline ja seetõttu rääkides 54. väravast on väga-väga oluline kohe ära mainida igasugused piiravad uskumused, mis on seotud rahaga. See, kus sa hoiad iseennast väikesena, kus sa tegelikult valid sellise kiire ampsu selle asemel, et hakata ehitama midagi suuremat ja püsivat. Et 54-32 pikaajalisus, järjepidevus, väikesed sammud, stabiilne areng, mõni hooaeg ei ole nii viljakas. Ma olen väga palju seda võrrelnud just nimelt selliste pikaajaliste viljaaedade rajamise energiaga, et kõik aastad ei ole vennad ja mõni aasta ongi saak kehvem, aga sellepärast sa ei põleta oma viljaaeda maha. Sa ei võta kohe uut väljundit, et see järjepidevus, püsivus on siin täiega teema, selle toobki värav 32 pilti. Et väikeste sammudega, õigete inimestega, väikeste sammudega edenen elus. Liigun suurema eesmärgi suunas ja siin on võimekus luua selliselt tõeliselt tasakaalukaid edasiviivaid koostöid. Marju poole peal siis tasub ära mainida, on selline hästi üleolev ära kasutav kvaliteet. Et lihtsalt otsin neid inimesi, keda saaks ära kasutada selleks, et mina saaksin elus edeneda. Ehk siis sellised teist pisendavad ja alandavad
koostöövormid, sinu panus polegi oluline, mida sa ka oskad. Lihtsalt, et üritan leida kedagi, kellega mul on võimalik nii-öelda teda rakendada enda ambitsioonide realiseerimiseks selliselt, et mina kind of ei peakski mitte midagi tegema, teine teeb minu eest töö ära ja mina annan talle riisipaki. Ehk siis sisuliselt siin ka, noh, ma ei tea, luksuskaup on hea näide, on ju. Et see odav laps tööjõud teeb kaupa, mida müüakse suure metsiku kasumi marginaaliga. Ja see, kui kergekäeliselt me teinekord oleme valmis loobuma enda unistustest selle illusoorse turvatunde riisipaki pärast. Ehk siis, et kas sa ka tegelikult lepid selliste väikeste palukestega või siis oled sa valmis ka võib-olla taluma sellist ebamugavust, et liikuda suurema unistuse suunas. Et see on ka täiega teema siin. Mis on veel oluline ära mainida, alla surutud varju poole pealt siis leiamegi tegelikult selle sama kauplen oma unistustega, pisendan oma unistusi, ma ei tee kunagi seda esimest sammu. Et valin kogu aeg selle illusoorse turvatunde, selle igapäevase leiva selle asemel, et hakata oma, ma ei tea, leivavabrikut üles ehitama. Värav 54 eluterve ambitsioon, kuhu sina tahad jõuda ja siin on ikkagi oluline on see, et olen rahul sellega, mis on ja olen tänulik sellest, mida elu mulle annab ja arvestan ka sellised välised jõude ja tegureid, aga et panustan ühiskonda ja samas tahan ise ka hoida ennast arenemas, hoida ennast nagu pürgimas ja väikeste sammudega, siin kõik sünnib selline püsivalt, järjepidevalt ja väikeste sammudega. Mis võiks veel olla 54. värava puhul hästi oluline ära mainida on see, et siin on võime siis materiaalseid ressursse ümber korraldada ja on võimalik tuua rikkus ka kohtadesse, kus seda pole kunagi varem olnud. Et ambitsioon, püsiv pingutus, järjepidevad sammud ja siin ikkagi see surve areneda, surve pürgida kõrgemale ja on oluline seda kasutada kooskõlas strateegia autoriteediga, kasutada võimalusi, märgata olemasolevaid võimalusi, selgelt eristada edasiviivaid liite nendest, mis seda ei ole. Issand, ma mõtlen, mis oleks veel niisugune nagu hästi lühidalt oluline sulle ära mainida, et taaskord, kui värav 54 siin kõnetab, siis ühe niisuguse oluliselt pikema salvestuse, põhjalikuma salvestuse leiad sa minu seikluskeskkonnast, aga võib-olla kui siin midagi niisugust hästi olulist ära mainida, siis ka Kundaliini on ju, et kõik peab olema voolamises ja et nagu samamoodi niisugune rahalised printsiibid, et 54-32 väga paljudel väga jõukatel inimestel on see kanal, eeskätt niisugused Warren Buffetti stiilis inimesed, kes on pika aja vältel suurt rikkust kokku kogunud ja üles ehitanud niisugust nagu generational wealthy. Et kui sul on see aktivatsioon või siis ka 32 või tervikkanal, siis sul on väga hea potentsiaal seda teha, et sul on olemas see loomuomane tarkus. Nüüd oluline on lihtsalt see, et see selline uskumuste süsteem läheks sellega kokku. Et meil Eestis selline võib-olla traditsionaalne rahatarkus ja meie esivanemate sellised uskumused, mõttemustrid seoses rahaga ei toeta väga hästi selle energia sellist väljendumist elutervel edasiviival konstruktiivsel moel. Igal juhul, kui sul on aktiivne värav 54 või kui sa kuuled seda videot, vaatab praegu selle transiidi ajal, siis koostöö, kooslooming. Edasiviivad inimesed, edasiviivad ühendused, tasakaalukas koostöö ja selline üksteisele kasulik olemine. Et ikkagi koostöö läbi selle, et kõik inimesed toovad lauale mingisuguseid erinevaid kvaliteete ja et ühtselt sündiv tervik on midagi enamat. Et 54 töötab ikkagi hästi kogukonna heaks ja ehitab ikkagi üles midagi suuremat, millest on kasu ka teistel, mitte ainult temal endal. Et seda reaktiivse varju poolt me näeme väga palju tänapäeva ühiskonnas, näeme väga palju sellist ärakasutavat mentaliteeti, näeme seda, et tahan saada, aga ei taha anda ja kõik mulle, on ju. Et raha ja mateeria on siin olulised, kui me räägime spirituaalsest aspektist, siis Kundaliini energia liikumine, aga ka selles võtmes maandus on väga-väga oluline, ehk siis milline on sinu suhe mateeriaga, milline on sinu suhe rahaga ja milliseid võib-olla mõttemustreid ja uskumusi tasuks muuta selleks, et hakata pürgima parema elu suunas. Ägedat seiklust, ägedat teekonda, täiega loodan, et midagi sellest videost kõnetas, inspireeris sind.